Daamid ja härrad, lubage esitleda kalamosaiik või siis peenema nimega kala balantiin. See on siis selline klots, mis koosneb 3 kalast. Ma ei filminud selle esialgset valmistamist üldse. Ei filminud valmistamist, sest ma tegin seda esimest korda, tegin prooviks ja ei tea, kuidas välja tuleb. Aga ma räägin teile, tegelikult siin midagi keerulist ei ole. Tuleb osta värske, korralik, hea kala. Minul on, näete, 3 kala. Lõhe, tuunikala ja paltus. Paltuse asemel võib ka mingit muud valget kala kasutada, aga ta ongi siin värvi pärast. Ja tegelikult külmsuitsu paltus, üldse paltus on väga hea kala. Kui vaatasite MasterChefi selle hooaja algust, siis nendel sisseastumiskatsetel 2 kokka tulid sellise roaga. Neil olid sellised ümmargused rullid. Ühel oli 2 kalast ja kuulus kokk praegugi MasterChefis, elame talle kaasa. Võib-olla ta võidab ka selle ära. Pavel Gurjanov tuli just nimelt selle 3 kala mosaiigiga. Ja sealt ma ka sain selle nime, kalamosaiik. Eestis ühed vennad teevad ka, panevad võrgu sisse ja nimetavad marmorkalaks. No ma ei hakka nende tegemist kommenteerima. Nad teevad ja müüvad ja paistab, et neil läheb hästi. Tegemist ei ole odava asjaga, sugugi mitte odavaga. Nagu ka selle Pavel Gurjanovi restoran kogu menüüs on see kalamosaiik koos väikeste lisanditega 79 eurot taldriku täis. See on ikka väga kallis. Ja hea kala ongi kallis, värske kvaliteetne kala. Aga kuidas ma siis tegin? Mul olid kalafileed, tegin eelsoolamise nagu ikka, enne külmsuitsutamist, olid 12 tundi soolas ja siis lõikasin sellised ribad. Ja kuna filee on pikem, siis ma lõikasin vormi järgi. Need on, näete, mul selline vormikuju. Ja vormi ooderdasin kilega, kuivatasin kalad ära, panin nad sinna vormi ja vahele määrisin kalaliimi või lihaliimi. Teda võib liimida nii liha kui kala, ühesõnaga igasugust valku. Ja kohe tulid mulle küsimused, kui ma Facebooki postitasin, kust seda kalaliimi saab või lihaliimi. Ega ei saagi naljalt, tuleb välismaalt tellida. Toksige internetti, vaadake, tegemist on päris kalli asjaga. Ja siis tuleb nad niimoodi laduda. Erinevad värvid. Venelastel on veel nimetus šahmatna ja rõõba, nagu male laua järgi. Ja siis läheb vajutis peale ja ööpäevaks külma, et liim liimiks kokku. Ja siis, kui ma tõstsin välja, oligi selline klots valmis. Läks suitsuahju ja väikese suitsuga 20 kraadi. Kui kaua ma suitsutasin? No rohkem kui tavalist külmsuitsulõhet. Kui ma tavalist külmsuitsulõhet suitsutan ööpäeva, 24 tundi. Aga lõhe, ütleme, on pool sellest või paks lõhe. Aga siin on sellised korralikud klotsid. Nii et ma suitsutasin siiski, võib öelda, 32 või midagi niimoodi. Ja tavaliselt, ja nagu seegi kord, on mul kalaga koos ahjus juust. Juust on mul 2 põhjusel. Esiteks, miks mitte teha, kui ahjus ruumi on, sest väga hea on juust. Ja teine, sugugi mitte vähetähtis asi, on ma jälgin juustu värvust. Et kui on värvus hele, siis on vähe suitsu saanud ja lasen veel. Ja kui juust on juba ilus, siis on kõigile parasjagu saanud. Facebook on täis neid ise hakanud juustusuitsutajaid,
müüvad sellist kahvatu kollast juustu, mis on natukene suitsu näinud ja oi, ostke kõik need suitsutatud juustu. Selline peab juust olema. Ja viimase klotsi tegin ma siis sellise, et mul ei tulnud täit klotsi, alla läksid triibud ja peale, näete, lõikasin kala tükkideks ja segasin liimiga ja panin siia peale. Vajutus peale ja see on selline viimane, pole ka viga. Aga nüüd on käes pidulik degusteerimishetk. Ma pole varem teinud, ma pole isegi maitsta saanud kellegi teise oma, mul pole õrna aimu. Kuidas ta siit seest välja näeb, mitte midagi ei tea. Kohe saame teada. No näete, täitsa lõpp kui ilus. Saada või näitusele. Ja ma ei jäänud häbisse. Lihtsalt ilus. Päris rasvane kala. Aga mind huvitab, kuidas see liim neid tükke koos hoiab. Lõikame ühe, mitte väga õhukese, sellise keskmise viilu. Muide restoranis, nagu ma vaatasin, selle Paabeli taldrikul on mingi selline klots. Ja niimoodi siis serveeritaksegi lisandid juurde ja siis süüakse. Näete, ma lõikasin suht õhukese viilu ja ruut püsib ilusasti koos. Loomulikult mingid väikesed tühimikud tekivad. Võimatu on ideaalselt saada. Kõik on puhas käsitöö. Ei ole mingi mõõdu järgi. Noaga lihtsalt viilutasin. Mis tema siis on? Kolme kala kombo. Tunned kõike siin. Paltus, lõhe, tuunikala. Väga huvitav, väga huvitav. See on ikka selline peenem sakum. Vaatame, kuidas näeb välja see viimane tükk. Viimane see, selles mõttes, mis ma ladusin viimane. Kuidas ristlõige välja näeb. No näete, pole mingit vahet. Kusjuures ma isegi mõtlesin, jändad nende triipudega. Võib-olla on palju lihtsam lõigata kala tükkideks, sobrada kala või selle lihaliimiga segamini ja panna vormi ja pärast lõikan on lõikepind ikka selline ilus. No tõesti. Absoluutselt väga kena. Ma ei oodanud, et see nii hea välja näeb. Loomulikult ma seda kõike üksi ära ei söö. Läheb müüki. Hind on kallis. Kirjutage mulle. Aga tasub proovimist. Ja arvatavasti ma teen seda kunagi veel. Niisiis, kui teile minu kala meeldis, siis pange like. Kui soovite kala, kirjutage mulle.
Facebooki Messengeri ja seda kala hakkab veel müüma Kakumäe lihtsa rannakaluri pood, mis asub Kakumäe Selveris. Soovitan külastada. Seal on väga asjalik müüja, Margus, ta on ise kalamees, ta teab kalast ikka päris palju, ma kuulan seal vahest suu lahti. Nii et soovin teile kõike head. Mul on väga hea tuju, et minu eksperiment kalli kalaga läks korda ja ma teen seda kunagi veel. Varsti näeme.